tere tulemast minu kanalile Taropeegeldus. Ma mõtlesin, et või tähendab, tuli selline tunne, et ma tahan teha sellise lugemise vallalistele. Et miks sa ei ole suhtes, mis on see põhjus? Et vaatame, mida kaardid peegeldavad ja mis võimalused on su ellu suhete osas tulemas. Ja siin on 3 gruppi, saad valida. Esimene grupp on selline must kivike. Teine grupp on selline roosa kivike. Ja 3. on siis selline kuu, sinine kuu. Et võta hetk ja sule silmad ja hinga ja vali endale grupp. Või võib-olla on sul vaja sõnumit kõigist 3 grupist, et sa võid ka kõiki 3 gruppi kuulata. Ja see on selline üldine lugemine, et kõik ei pruugi siin sinuga resoneeruda ega saagi. Võta siit endaga kaasa see, mis sind kõnetab ja ülejäänu jäta kõrvale. Ja kui sa oled huvitatud isiklikust kaardi lugemisest, siis minu kontakt on siin video all olemas. Saad mulle kirjutada. Ja kes veel ei ole hakanud minu kanalit jälgima, siis vajuta kellukese nuppu. Ja kui sa oled seda juba teinud ja jälgid minu kanalit, siis suured tänud sulle, olen väga tänulik. Ja kui see sõnum siin sind kõnetab, siis vajuta pöidla nuppu. Aga hakkame siis vaatama, vali endale grupp ja vaatame, mida kaartidel on meile peegeldada. Grupp number 1, kui sa valisid selle tumeda kivikese, siis siin on sinu kaardisõnumid. Vaatame siis, mida need kaardid tahavad meile peegeldada, et miks sa oled vallaline ja mis võimalused on sul ees ootamas. Mul on siin tunne, et sa oled teinud palju tööd, nagu sõna otseses mõttes palju tööd ja ka iseendaga tööd ja enda eluga. Sa oled nagu investeerinud iseendasse. Et pigem nagu keskendunud iseendale. Et su fookus on olnud mujal. Et mitte suhetel ja armastusel, vaid jah, pigem nagu iseendal. Ja sul on siin mingisugused raskused või koormad, mida sa kannad või oled kandnud. Võib-olla on sul palju kohustusi tööga, perega või mingisuguste projektidega ja armastus ja suhted on jäänud nagu tahaplaanile. See tuli siin välja selle sauade 10-ga. Ja see müntide 7 siin näitab, et sa oled nagu keskendunud pigem tööle ja iseendale. Aga siin on kohe järgmisena kõrval on ülempreestrinna, see on selline väga võimas kaart. Ja see ütleb seda, et sul on hetkel hästi tugev intuitsioon ja sa peaksid kuulama oma sisetunnet. Ja sa võid kohtuda kellegagi, kes tuleb sinu ellu justkui nagu selliselt müstiliselt või ootamatult. Ja ära siis
ole selline tormakas, vaid lase asjadel loomulikult areneda. ja kohe siin kõrval on sauade 8 ja see ongi selline ka kiire liikumise kaart, selline kiire energia. Et asjad võivad hakata kiiresti ja järsku arenema. Et see uus suhe võib tulla nagu välk selgest taevast. Ja siin võivad tulla ka mingid sõnumid, et keegi võib sulle kirjutada, helistada või siis on mingisugune suhtlus interneti teel. Ja siis on siin taro ingli Pakistan Gabrieli baas. Järgi oma kirge, oled valmis mis tahes väljakutseks, põnevad ja seiklusrikkad võimalused, et see kaart ka kinnitab seda kõike eelnevat, mis ma siin rääkisin. Et ära karda uusi seiklusi ja väljakutseid siis suhete osas, armastuse osas. Et kui sind keegi tõmbab, siis mine sellega vooluga nagu kaasa. Et sul on siin ees ootamas mingisugused põnevad võimalused suhete osas. Aga ole siis julge neid vastu võtta. Et see põhjus, miks sa oled olnud vallaline või oled praegu vallaline, ongi siis selles, et su fookus on olnud mujal, iseendal siis või tööl või mingisugustel kohustustel, et sul on olnud siin mingisugused kohustused ja et sul ei ole olnud nagu aega üldse mõeldagi suhete peale või on sul olnud mingid raskused. Aga need kaardid siin ütlevadki seda, et vabane sellest liigsest raskusest, sellest koormast, mis sind enam ei kanna juba ammu. Ja kuula oma südant ja ole valmis, sest midagi uut ja sellist energilist seikluslikku on sinu ellu tulemas, mingisugune selline võimalus. Mingisugune kiire ja äkiline energiline pakkumine, suhe, võimalus suhete osas. Ja grupp number 1, veel üks sõnum sageduse kaardipakist. Tuli sulle majesteetlik merekarp. Ma äratan majesteetliku merekarbi algse koodi. Ma kehastan puhast loomulikku ilu nii seest kui väljast. Ja mida see sõnum siis tahab sulle öelda? Sul pole vaja end muuta, et kellelegi meeldida, et sa oled juba praegu oma loomulikus ilus täiuslik. Ja see sisemine ilu, mis sinus on, et see kiirgab ka väljapoole ja see tõmbab su ellu inimesi, kes näevad sinu tõelist olemust ja hindavad sind just sellisena, nagu sa oled. Et lase lahti liigsetest koormatest ja jää iseendaks nii seest kui väljast. Sa oled ainulaadne. Just see loomulik ilu ja sinu ehe olemus ongi see, mis tõmbab ligi õigeid inimesi sinu ellu. Selline sõnum, grupp number 1. Kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu ja mina tänan sind ja kõike kaunist. Grupp number 2. Kui
kui sa valisid selle roosa kivikese, siis siin on sinu kaardisõnumid. Vaatame, mida kaardid peegeldavad. Miks sa oled hetkel vallaline ja mis võimalused on sul suhete osas tulemas? Kui vaadata neid kaarte, siis põhjus, miks sa praegu vallaline oled, see on seotud sellise üleminekuga ja tasakaalu leidmisega. Müntide 2 tuli siin välja. Sa oled nagu justkui kahe maailma vahel. Et vana ei tööta enam, aga uus ei ole veel täielikult kohale nagu jõudnud. Ja see inglitaro pakist, see kaart ratas, uued algused. Kinnitab seda, et see seisak on olnud vajalik sinu elus, et sa saaksid teha sellist sisemist puhastust ja valmistuda selleks suunamuutuseks. Et sa oled olnud vallaline, sest sinu sees on käimas mingisugune selline uuesti sünd. Et sa ei taha enam leppida nagu millegi poolikuga. Sa tahad sellist tõelist ja ausat armastust. Ja sa võid siin üritada nagu enda elus hetkel tasakaalustada erinevaid eluvaldkondi, võib-olla siis töö ja eraelu vahel. Või sa oled pidanud valima kahe inimese vahel. Või sa oled pidanud valima, et kuidas edasi minna. Ja siis siin kõrval kohe on karikate 10, see on väga ilus kaart. See räägib sellisest täiuslikust õnnest, armastusest, pereõnnest, südamerahust. See kaart ütleb seda, et sa liigud sellise harmoonilise sügava suhte suunas. Et sinu ellu on tulemas selline õnnelik suhe. Ja sa võid siin isegi pere luua. Ja siis on siin veel sauade 6. Keegi võib siin märgata ja märgata just sellisena, nagu sa oled. Et ole siis valmis välja paistma, et ära varja end. Ja ole valmis oma tundeid jagama. Et sa võid olla selline väljapaistev hetkel, et inimesed, siis potentsiaalsed partnerid võivad siin märgata. Ja siis on siin sauade poiss. Et keegi võib tulla su ellu ootamatult. Midagi uut ja põnevat on sinu ellu tulemas. Kuna me räägime siin suhetest ja armastusest, siis võib tulla keegi, kes on selline seikluslik ja energiline partner. Ja see inimene võib olla tuleelemendiga, jäärlõvi, hambur, ei pruugi, aga võib.
ja ma võtsin sulle veel sõnumi sageduse kaardipakist ja tuli selline kaart. rissi vertikaal. ja see on selline väga kõrge vibratsiooniga sõnum. Selle kaardi sõnum on see, et sa oled hetkel nagu ühendumas oma kõrgema olemusega. Et sa ei otsi enam armastust ainult väljastpoolt. Ja seda ei peakski tegema. Et selle kaardi sõnum ongi see, et loo see armastus kõigepealt enda sees. Kui sa seda teed, siis tulevad su ellu õiged inimesed, õiged suhted ja õiged võimalused. Et siit kaardidelt tuleb selline sõnum praegu, et su ellu tuleb selline suur positiivne muutus ja sa ei pea enam ootama. Ja see muutus võib olla hetkel juba käivitunud. Et sinu sees on olemas see valgussammas, mis tõmbab ligi just seda, mida sa väärid. Armastust ja õnne. Selline sõnum tuli siit praegu grupp number 2. Kui see video sind kõnetas, siis vajuta pöidla nuppu ja mina tänan sind ja soovin sulle kõike kaunist. Grupp number 3, kui sa valisid selle kuukivi, vaatame siis, mis kaardisõnum siit tuleb. Miks sa oled hetkel vallaline ja mis võimalused on sul suhetes tulemas? Taroingli pakist tuli siin välja Rahvali kuus. Tervita oma sisemist last, uued sõbrad või taaselustatud suhted, lapsed või lapsepõlv. Mul on siin tunne, et sul on vaja tervendada oma sisemist last. Et see põhjus, miks sa oled vallaline, et see tuleb lapsepõlvest. Ja siin on veel saatana kaart. See viitab mustritele, mis on siin nagu kinni hoidnud. Võib-olla mingisugused sõltuvused, mingi ebaterve kiindumus või harjumus jääda kinni suhetesse, mis sulle ei sobi, mis sind ei teeni. Ja siis on siin veel mõõkade 5. Et sul võib-olla keegi on minevikus sulle haiget teinud. Või sul on lapsepõlves mingisugused sellised kogemused, mis siis kanduvad täiskasvanuna edasi suhetesse. See kõik on põhjus, miks sa oled hetkel vallaline. Et sa oled nagu sellises protsessis, kus sa vabastad end nagu vanadest ahelatest, mis ei lase sul kogeda tõelist armastust. Ja see Rahvali kuus siin soovitabki, et pöördu tagasi
oma lapsepõlve, oma minevikku. Et võivad olla mingisugused vanad sõprussuhted või lõpetamata sidemed, mis hoiavad sind kinni. Ja siis siin kõige lõpus on sauade äss. See on selline uus algus ja uus kirg, säde. Kui sa lased sellel kõigel minevikul minna ja tervendad end ja pöördud tagasi oma sisemise lapse juurde, et siis sul tuleb selline uus võimalus, uus energia, mis sütitab su südame. Võib tulla keegi uus inimene või siis on ka võimalus, et keegi minevikust võib tulla ja uuesti võib süttida see kireleek või armastus. Ja ma võtsin sulle sageduse kaardipakist ka sõnumi ja tuli selline kaart. Helendav kuumus. Ma olen transformatsiooni soojus. Ma kiirgan eesmärgiga. Ma tunnen emotsioone, mida ma kontrollin oma kõrgema teadvusega. Selle kaardi sõnum siin on see, et kogu see mineviku valu ja intensiivsus on nagu olnud justkui tuli, mis puhastab ja muudab sind nagu tugevamaks. Ja sa oledki tulnud siia seda kogema, et õppima oma tuld teadlikult juhtima. Et mitte lasta sellel end põletada. Kui sa suudad oma emotsioone kontrollida, et kui sa suudad oma emotsioonid valgustada sellise kõrgema teadlikkusega, siis seesama tuli, mis sind varem nagu põletas, annab sulle nüüd uue jõu ja väe. Grupp number 3. Mul on tunne, et sa oled vallaline, sest sinu hing hetkel justkui puhastub. Ja sul ongi vaja tervendada see sisemine laps. Ja lubada sellel helendaval kuumusel põletada ära kõik, mis sind enam ei teeni. Ja siis sünnib siit see uus tuli, mis tõmbab ligi selle õige inimese. Hoia oma tuld ja tervita oma sisemist last, nagu ütleb see Rahveli kuus siin. Vot selline sõnum tuli sulle grupp number 3. Kui see sõnum sind kõnetas, vajuta pöidlanuppu ja mina tänan sind ja soovin sulle kõike kaunist.